Okei. Nii, tere tulemast saatesse Puhkus mängudega. Nii, täna teeb juttu põhilist Age of Empiresidest. 1, 2, 3, 4 ja teatavasti esimene Age of Empires tuli juba ja need tootjastest ja muudest. Esimene tuli juba ammu välja. Tookord siis oli olemas Assemble Studios, mis on tänaseks lõpetatud. Täna toodab Age of Empires Microsoft Game Studios. Nii täpsemalt. Mitte enam Microsoft Studios, sest see nimetati ümber. Xbox Game Studios. Varem on Microsoft Studiosta. Nimeks. Või 2011. aasta Microsoft Game Studios. Microsoft Studios kuni selle aastani. Ehk siis üsna hiljuti nimetati ümber. 2 Definitive Edition tuleb kohe välja. Esimesel juba tuli. See on 20. aastapäeva mäng siis. 20 aastat Age of Empires. Kahe Definitive Edition muidugi üllatuslikum, sest alles tuli mõnedest tagasi 2 HD välja. Sest tahetakse, peaks olema mis 3 ka Definitive Edition. Tulemas ennem kui tuleb 4. 1, 2, 3 Definitive Edition tuleb Steam'i. Ja ei tule vist üldse plaadi peale. 4 sama, vaid lähevad mujale. Neid tuleb võtta mujalt. Kolmes ka Definitive Edition tulekul. Millalgi. Ja siis tulekul Age of Empires 4. Neli tuleb ka. 1, 2, 3, 4. 4 on millalgi, ma ei tea. Millal? Võib-olla järgmine aasta, võib-olla see aasta. Samas valmis on alles esimene Definitive ja teisel on ka kohe tulekul treilerina. Ja siis tehakse veel 3 ka ära, enne kui 3. Definitive, enne kui 4 tuleb. 4. ajaliin on ka väga segane, sest see treileris räägitakse, pannakse kõik ühte patta 1, 2, 3 ja esimene, teine ja 3 ja sellega lõpetatakse ja midagi 4. ei tule näidata. Ja siis tuleb Age of Empires 4 uus ajastu on sündinud. Sama, ehk siis on spekuleeritud, et 4 tuleb kõik kokku 1, 2, 3, aga samas Relix Entertainment Age of Empires 4 tootja, samamoodi ka Microsoft Studios, nad koos toodavad seda. Relix lubas, et nad jälgivad ajalist joont. Relix Entertainment lubas jälgida ajalist joont. Ja ma siis ei oska öelda, mis ta siis peaks tulema.
isegi ei oska pakkuda enam, mis ajastu see võiks olla, kas ta ajalist joont peaks jälgima. Järgides peaks tulema 18 sajand, 1000, mis aastal nüüd lõppes ikka Age of Empiresid. Age of Empires, timeline, Age of Empiresid lõppesid esimene lõppes seal, esimene lõppes esimesena lõppes keskaja algusega ja 2 lõppes varauuse ja keskaja piiril. 3, viimane 3 lõppes juba üsna kaugel. See, mis ta nimi oli, Warships lõppes juba päris kaugel. Ja siis need 4 aga kuna Assemble Studio pole enam uus tegija ja siis 4 läheb edasi. Peaks minema edasi, kus 3 lõppes, loogiliselt võttes. Aga kuhu ta vist võiks minna? Loodetavasti enne esimest maailmasõda lõpeb ära. Sinna on paar sajandit veel aega esimese maailmasõjani. 3 lõpus on mingi 18 sajand või midagi sellist, 19. 20 sajandi algusega võiks ära lõppeda 4. 17 sajand lõpeb 3. Viimane 3 lõpeb 17. sajandi lõpupoole. Ja 4 on siis 18, 17 kuni 20. sajandi algus. Enne maailmasõdu võiks olla. Ja siis tuleb esimene maailmasõda, teine maailmasõda. Ja sellele järgnev, teine maailmasõda ja sellele järgnev periood. Külma sõjana tuntud periood. Need võiks olla mingi 5. ja 6. Age of Empires. 7. läheb juba tänapäeva välja kommunismi diktaatorite langemisest tänapäevaste võitlejate langemiseni. Aga pidin mängudest veel rääkima. Tulevatest arvutimängust. Miski on valesti. Eesti e-sportlase tiimide tabas tagasi löök. Clement Ivanovi meeskonda. Dota 2 suurturniiri alustati. Evil Greenisse vastu. Esimeses korral see kaotus Team Secret saab homme uue võimaluse.
hommikul kell 8:21, augustis oli see. Homme tähendab ongi. Panused on ülikõrged. Dota 2 profihooaeg lõpetati edetabeli tipus. See mängu panused on ülikõrged. Rohkem lugege geenius.ee. Mineskis. International 2019 e-spordi ajaloo suurim auhinnafondiga turniir. Võitja meeskond viib koju üle 14 miljoni $. Täiesti lõpp. Ja täiesti lõpp. Ja. Aga mina olen viimase mänginud päris mängu Brawl Stars, Raid, Shadow Legends, mida reklaamitakse igal pool peaaegu. Veel igasugust. See on päris huvitav mäng tegelikult. Skydancer. Uued isad tulekul. Kanalil on need mängud. Ja Grim Soul jälle mänginud. See on täitsa normaalne mäng. Täna tahtsin jooksvas ka. Praegu saab vihma, praegu saab mängida. Muidu ma üldiselt väga mängi. Muidugi mängisin, tuletasin meelde ja mängisin RuneScape'iga ruuni, nagu vanasti selle kohta öeldi. See on selline mäng, kus minna sisse, et oli mingisugused ülesandeid täita. Muidu on see eriti hästi välja, kui kunagi ammu mängisin koos sõpradega seda. Ta andis mängida veel Warhammer 4000 ja igasuguse mängu plaanis mängida. Aga praegu saab vihma. Pärast tuleb sügis. See on ideaalne hetk mängimiseks. Ja talv, suvel. Sügis ja talv on sellised ajad, kuna võib mängida. Ja õhtuti. Ja mitte eriti päeval. Sest mäng, kuna nüüd on olemas ka ideaalne mängutool. Ja ta sai koolimineku puhul tooli, et ta saaks kirjutada. Täis mänguri tool. See on nüüd olemas, nüüd on korralikult mängida vaja mul on vaja ainult korralikku arvutit, mille peal mängida mõngi mäng. Aga teise saade ei pruugi ennem olla eriti huvitav. Nüüd ma lõpetan. Mulle meeldivad eriti strateegiamängud reaalajas. Mitte PvP mängu vastu, vaid shootersid on just mõned üsna head mängud. Näiteks Counter-Strike. Kõik teavad, mis see on ilmselt. Age of Empires'i teavad ka pealt vaates nagu jumala tüüpi vaatamine. See on nagu jumal pealt vaates mängud sellised. On ka minu jaoks üsna head. Ja, aga nüüd ma lõpetan. Head aega, jälle üks uute videoti. Uute saadeteni tähendab. Tšau.